Kokaklubisse, kus täna räägime jälle taas Tupperware toodetest. Kindlasti on ka teil tihtipeale väga kiire. Ruttu tarvis midagi kas hommikusöögiks, lõunaks valmistada ja mul on au tutvustada teile Tupperware Easy Delighti, omleti valmistaja. Omlett on kõigile teatud-tuntud, mida selle mõnusa ja kiire abilisega saab mikrouunis valmistada. Aga lisaks saab siin valmistada veel palju erinevaid tooteid. Kõigepealt toote tutvustus on ümmargune omletivorm ja kui te peate seda liiga suureks, siis on ka olemas selline natuke väiksem 2–4 munaga tegemiseks omletivorm. Omletivorm koosneb kaanest, millel on mõnusad käepidemed. Käepidemed on soonilised, see on kohe ka tuntav. Äärtes on augud, see tähendab, et liigne kuum õhk saab välja tulla. Kaan on mõnusa kausikujuga ja keskelt veidi kumer. See tähendab, kui kuumusega toit valmib, siis äärtest valgub niiskus tagasi. Ja loomulikult on igas Tupperware tootes kaasas tutvustus, mille ma soovitan soojalt ka läbi lugeda. Lisaks kaanele on siis kaasas anu, mis on mõnusalt ümmargune, kus on jälle soonelised käepidemed. Ja kui me valmistame siin toitu, siis on oluline teada, et seda sama omleti valmistajat saate te kasutada spikri järgi. See tähendab, et ainult mikrouunis, maksimum 300–400 vatiga ja soovituslikult mitte vähem kui 2 munaga. Kuni 4 munaga väikest omleti valmistajat ja suures võite teha 5 munaga. Lisaks loomulikult omletile saab siin teha kõike muud. Nagu ma juba ütlesin, meeldib mulle alati leida tootele rohkem rakendust. Kes te nüüd olete kas hiljem juurde tulnud vaatama või kes vaatate järgi, siis olge head. Palun kirjutage sinna alla, mida teile meeldib omletile lisada. Sest omlett on teada tuntud üldjuhul loomulikult soolane. Aga teate, omletti saab ka teha magusalt. Milliseid lisandeid teie armastate kasutada? See toode konkreetselt on küll valmistamiseks mikrouunis, aga Tupperware on loomulikult sellised omletiretseptid, mida võite ka kasutada panni peal tegemiseks, kui teil mikrouuni veel ei ole. Aga kui veel ei ole, siis ma väga soovitan sellele ikkagi mõelda, et oma aega säästa. Omleti valmistaja Easy Delight on siis sel kuul just nimelt ümarakujuga eripakkumises ja lisaks on kingituseks visper. Visper on abiline, et kui me hakkame omletti tegema, siis omleti valmistamisel kõik, mida me segada tahame, saame vispliga teha. Omleti valmistaja soetajale, ümarale, sel kuul kingituseks visper. Visper, mis on väga paljude armastatud leivategijate, küpsetajate, kokkajate, mõnusalt piidega mööda põhja liikuv, saab kasutada nii erinevate täidiste tegemiseks, segamiseks, vahustamiseks, väga lihtne. Ja kui me tahame omletti teha, siis me kasutame näiteks sellist vahvat toodet, meie mikserkannu 1,25 liitrit, mis siis järgmisel nädalal on teatud inimestel, kes otsustavad Tupperwarega sel kuul liituda, võimalus osta erihinnaga. Sellest samast tootest me oleme juba ka rääkinud, kus on mõnus käepide ja see on ka selles suhtes väga hea, kui me midagi siin segame, siis vahepeal me saame ka vispri siia toetada. Tõsi, see sama visper sobib ideaalselt ka siia sisse vahustades püsti jätta. Nii, kui me tahame valmistada kõige elementaarsemat lihtsat omletti, siis me võtamegi munad. Võtame kas 2, 3, 4 muna, mitmekesi te just olete, panete mikserkannu, visperdate läbi ja selle aja sees, kui te seda teete, saate te teha ettevalmistuse, mida te sellele omletile soovite lisada. Kas te tahate teha klassikalist omletti? Siis te ei lisagi midagi. Siis lähebki muna, natuke vett, vahustate läbi, segate, palate siia sisse, kaan peale ja läheb ta mikrouuni 300–400 vatiga, kuidas kellegi mikrouun lubab, kuni 4–5 minutiks, olenevalt kogusest, kui mitu muna teil on. Avamisel ja väljavõtmisel loomulikult kasutage kindaid ja avate alati endast eemale, sellepärast et õhk siin sees all on väga kuum
ja te võite ennast vigastada. Aga kuna ta on tõesti easy, ta on nii lihtne, et sellega saabki lapski hakkama. Ja tõesti kasutamiseks omlett, frittata, panete köögiviljad, panete spinatit, lisate tomatit, munavaht peale, suurepärane frittata. Nii, siis mis võib veel teha? Te võite teha lihtsalt kiši, kõige lihtsamalt, elementaarsemalt. Et ei aega säästa, siis olen ma kiirelt valmistanud siin sellise roa, mis on siis valmistatud porgandi, suvikõrvitsa ja singiga. Natuke liha võiks ka ikka omleti sees olla. Lisaks munaga. Nii, ja kuidas me seda teeme? Selleks me kasutame Tupperware super häid abilisi, meie koorijaid. Ja koorijatega on väga lihtne tõmmata kas suvikõrvitsast, porgandist, väga lihtsalt ribad. Porgandi puhul, kusjuures, kui tahate kasutada universaalsel koorijal on siis üks osa on sakiline, teine sile. Sakiline on pehmete asjade koorimiseks nagu tomat ja kiivi ja sile on siis mõeldud porgandi ja muu koorimiseks. Ja palun väga, tõmbate siit sellised mõnusad ühtepidi laastud. Ja nüüd ei olegi muud, kui need samad laastud lapime ringikujuliselt. Pärast ma lisan ka siia pildid ja retsepti. Vahel on virusinki natuke, siis jälle suvikõrvitsat, siis jälle ja peale on pandud 4 muna. Niisama lihtne ja palun väga, lihtne õhtusöök või lõuna, vahepala, kuidas te just ise soovite, väga mõnusalt valmis. Nii, ja kasutame toidu kaasa võtmiseks heinekarpi, sellist mõnusat, mis on ka sel kuul eripakkumises 900 milliliitrit 3 lahtriga. Palun väga, selline ilus suur tükk omletti kaasa lõunaks. Kui on kiire või te panete lapsele valmis, kui ta koolist tuleb, tal oleks hea võtta. Nii, päästame natuke veel. Ja tõesti, ta on mõnusalt kihiline. Palun väga, kihid paistavad kaasa, tomatit juurde, mida keegi armastab. Selline roog on lihtne valmistada. Kui me tahame teha, aga lisaks näiteks omlett on olemas, tahaks midagi põnevat, siis täna ma tegin muuseas ka siin sees kapsarulle. Selle sama omleti valmistajaga ideaalselt kapsarullid. Kasutatud on Hiina kapsalehti. Hakkliha täidis on eelnevalt pruunistatud, pandud kõigepealt kapsalehed omleti valmistajasse, lastud 400 vatiga, 3-4 minutit, 4 lehte, 4 minutit. Nüüd on nad pehmeks läinud ja võtangi, panen täidise peale, rullin kokku, voldin kokku ja asetasingi 4 kapsarulli siia sisse ja peale panin hapukoort. Hapukoor muutub mikroonis juustuks. Palun väga maitse rohelist ja mõnus kerge toode on valmis. Ka siit saame ühe rulli panna kaasa ja ongi tervislik lõuna valmis. Võtta kaasa. Nii, aga kui me tahame teha sellist ainult tervislikku, tähendab, kus liha üldse ei ole, siis palun väga, ideaalselt võite te valmistada ümmargused rattad munast, tomatist, suvikõrvitsast, lapite nad ringikujuliselt, panete peale munakoore segu, natuke küüslauku ja täpselt samamoodi valmib 4 munaga suurepäraselt siin sees selline teine soolasroog, mis on ka väga hea, kerge. Siin võib ka valmistada küüslaugu kartulid, siin võite valmistada kiši, mida iganes süda ihkab, aga et teil oleks ka midagi magusat, siis tegin ka teie jaoks ette valmis natukene magusat. Palun väga. Kasutasin selleks siis meie ovaalset omleti valmistajat. Peale on siia pandud, on siis 1 muna. Natukene on, retsepti ma panen siia alla, et ei aega säästa. Ja palun väga, nüüd lõikasin ta diagonaalis läbi ja tõstan, sõbrapäev on kohe tulemas. Kõigepealt on ta valmis tehtud, siia peale panin natukene vahukoort. Vahukoor on loomulikult praegu, ma olengi teinud ta praegu valesti tegelikult, aga saab ka niimoodi teha, palun väga. Vahukoort on väga mõnus vahustada meie tordiplitsiga, tordiplitskott ka veebruaris oli pakkumises. Siis palun väga,
ja nüüd paneme siia peale maasikad, sellepärast et iga sõbrapäev, iga pidulik olemine tahaks ju midagi magusamat. Teeme ta veelgi ilusamaks. Paneme maasikad peale. Väga lihtne. Natukene paar lusikatäit jahu, 1 muna ja natuke suhkurt, natuke vaniljet ja niisama lihtsalt saate te teha kiire magustoidu. Kui te teete suure koogi, siis suur kook tuleb ka ära süüa. Kui te teete väikse koogi, siis väike kook on palju lihtsam ära süüa. Ja ei pea te muretsema oma kehakaalu pärast, rääkimata sellest, et kui sõbrad helistavad, et nad kiirelt tulevad, sõbrapäev on kohe tulemas, palun väga, selline mõnus magustoit. Niisama lihtsalt selline omletimaius. Aga kui te olete sellised šokolaadilembelised, siis palun väga, tegingi just nimelt selle sama neerukujulisega, et oleks lihtsalt erinevad, et teil oleks võimalus vahet teha, mis on magus, mis on soolane. Siin sees on šokolaadipuding. 200 ml piima, 2 muna, 50 grammi šokolaadi ja niisama lihtsalt saabki teha magustoidu. Mis te arvate? Kas sõpradele meeldiks selline üllatus? Ja tõesti, laps tuleb koju, ka tema saab teile väga kergelt üllatuse valmistada. Nii, panin ta niimoodi nüüd kokku, teistpidi keerasin. Näete, siin saab teha magusat, siin saab soolast teha. Kui tahame, paneme veel vahukoort. Vahukoor on praegu otsa saanud, siis paneme maasikad veel peale. Šokolaadipuding, mis ka valmib imelihtsalt, mis on täiesti ilma jahuta, tervislik ja sõbrapäevaks on teil oma valmistatud südamed. Kui teete soolase omleti, täpselt samamoodi saate teha südamliku omleti. Selles mõttes on omleti valmistaja tõesti kas kartulivormid, kapsarullid, täidetud paprikad, erinevad köögiviljad, tahate teha hoopiski suvikõrvitsast spagette, palun väga, väga lihtne. Ja sellised maiused valmivad niivõrd lihtsalt. Südamed sõbrapäevaks ongi valmis.